mis värk on nagu, miks ta nii tegi, mis värk sellega on, mis see on? Mis on sul nagu praegu nagu elukutse? Mu elukutse, mu eriala on kunst. Elukutse on siuke keeruline sõna, et mu elukutse on kunst. Mis on nagu see töö pealkiri? Sellel tööl eraldi ei olegi pealkirja, sellepärast, et see töö on osa ühest suuremast näituse seeriast, mille näituse pealkiri oli plaadisred.com, aga eraldi olid neil numbrid, et eraldi ei olnudki pealkirja pandud. Nagu, kus sul oli mõte sinna töö teha? See tuleb ikka niimoodi, et sa oled juba midagi teinud, sa oled oma teekonnal nagu jõudnud sinna, et su tööd tegelevad mingisuguse teemaga või kuidagi keerlevad ümber millegi. Ja noh, nagu kunstnikel ikka, et seekord oli tõesti see olukord ka, et mul oli näitus tulemas ja ma pidin tegema valmis ühe korraliku näituse komplekti. See on ilgelt ammu kõik juhtus. Sellel ajal oli Rööga platsil selline galerii nagu Raatuse galerii. Mul oli personaalnäitus ja kõik ja puha. Ja see vere teema oli mul nagu varem ka läbi käinud, see on nagu isiklike asjadega ka seotud. Ma olin juba Kunstiakadeemia lõpetanud ja see oli üks mu esimesi selline peale EKA-t iseseisvalt tehtud personaalnäitus. Mina õppisin Kunstiakadeemias maali erialal ja no see oli keeruline aeg, see oli selline 90ndate aastate lõpp ja 2000-ndateni välja. Ja see oli siuke imelik vaakumi hetk, kui nagu üks asi enam ei kehtinud ja uut asja nagu veel ei olnud. Ja siis kõik seal kuidagi kompisid seda pinda, et mis see on, mis nagu neile kõige paremini sobib. Ja noh, mulle sobis selline jõuline, ekspressiivne, abstraktne. See filosoofia oli umbes niimoodi meil maali erialal, et meie ei ole mingid reaalsuse orjad, on ju, kaua me neid pudeleid siin maalime. Et sa võid neid maalida, aga see peab olema mingi suurema asja teenistuses, nagu, et sa pead huvitavamaid pilte tegema kui pudeleid ja maju, on ju, et neid võib igaüks ise ka nagu vaadata. Ja noh, et sa pead looma nagu mingi oma reaalsuse ja siis sealt välja püüdma mingid asjad, mis on sul piisavalt olulised, et sa tahad nendest nii pikalt mõelda nagu ühe näituse jagu pilte või niimoodi. Mis tehnikaid sa nagu kasutasid see maali jooksul? Need on niisugused keerulised sõnad, aga no ütleme niimoodi, et maali erialal 90ndate aastate lõpus oli selline transavangardi esteetika oli hästi populaarne, on ju, me panime kõvasti värvi, me kasutasime remondivärve, me toppisime igast kraami sinna värvi sisse, et see sinna kinni jääks ja nii edasi, et meil olid igasugu nõksud siin. See maalimine käis tihti niimoodi, et ja sul olid oma ideed nagu lahti mõeldud, sul olid mingid plaanid tehtud, sa mõtlesid, mis massiga sa tuled, et mitu maali alust sul näiteks on valmis ehitatud. Õhtul hilja valasid oma värvid sinna pildi peale laiali, toppisid sinna näiteks süstanõelu ja jumal teab jäneseviini ja traat ja mida kõike sinna värvi laikudesse ja siis hommikul tulid või järgmine lõunapaiku, okei. Ja siis vaatasid nii selge, mis on kinni jäänud, mis on maha kukkunud, on ju. Ja siis sa hakkasid edasi maalima. Et seal olid siuksed etapid nagu suurt, need on ikka päris suured pildid ka, on ju, ei ole mingi A4 suleks. Et see on selline füüsiline tegevus, sul peab ruumi olema, sul peab aega olema. Sa pead nagu tassima neid edasi-tagasi ja kogu seda värvi on palju ja see kõik see emotsioon, millega sa seda maali teha tahad, see on nagu selline see peab pikalt vastu pidama, on ju, aga samas sa püsid kogu aeg selle ühe teema juures kinni. Siin on õlivärvi, siin on akrüülvärvi, mõnedel on isegi mingid guaši sinna kuhugi aluspõhjadesse sisse pandud. Seal on kollaaži kasutatud. Sa ei joonista seda, vaid sa kasutad kuskilt välja lõigatud tükke ja siis liimid nad niimoodi sinna, et ta muutub nagu selle maali pinna osaks ja siis maalid nagu edasi. Kus oli nagu mõte verd üldse kasutada enda töös? Kollaaži tükid on võetud sellisest vanast sajandi alguse niisugusest imelikust meditsiiniraamatust, mis õpetas inimestele, et kuidas veega ravida igasuguseid erinevaid haigusi. Ja siis seal olid need hästi lahedad ja naljakad pildid, et näiteks kuidas inimesed seisavad kausside kohal ja siis valatakse neil vett nina peale või midagi. Siuke huumor. Ja siis mina nagu võtsin kõik need pildid, paljundasin neid lõputult ja siis asendasin seal nagu selle verega. Just kui nagu pool tööd oli juba tehtud ja siis
kombineerisin selle kõik kokku. Ma tahtsin nagu ajastut kokku segada ja kõik muud asjad ja mul on endal ka sellised igast meditsiiniline ajalugu, mis tähendas seda lõputut süstimist ja vereproovide tegemist ja kogu seda värki, et see kraam oli mul nagu vabalt saada. Ja kuidagi nagu ei tahtnud nagu teha teoseid, kuidas ma nüüd ütlen, oma enda isiklikust haigusest, et see tundus nagu nõme või kuidagi tobe. Aga ikka tahad nagu kuidagi selle tõsta selle enda kogemuse mingisse suuremasse nagu pilti ka, eks ju, et kuidas teistega on või kuidas see üldiselt on või nii. Veri on, eks ju, inimese organismis siuke hästi oluline asi, eks ju. Ja küsimus on selles, et mida see veri nagu kannab endaga kaasas. Et kas sinu karakteri või iseloomu või kõik need asjad, mida näha ei saa, mis teeb sinust sinu. Näiteks nagu see, et inimestel lastel on, eks ju, mingid eelmise põlvkonna iseloomuomadused või üle-eelmised. Et kas see tuleb nagu verega, ka nagu vereollusega. Siuksed. Aga tead, kunstis on ju hea see, et sa ei pea mingi teadlane olema, sa võid endale igast asju lubada. Sa ei pea nagu mingi vastuseni jõudma, sa võid lihtsalt mängida nende teemadega, sa võid lihtsalt katsetada ja proovida ja seda mõtteprotsessi nagu maalida, et sa ei pea nagu lõpuks hüpoteesile vastust saama, et nii on. Kunstis ei ole seda vaja õnneks, sellepärast ta ongi nagu võib-olla üldse siuke kõige vabam asi, et sa teed neid asju, mis ülesanded sa endale nagu ise püstitad. Vaata, kui nüüd rääkida sellest õpside toa pildist, milleni sa vist tahad jõuda, et seal oli ka tegelikult seesama teema, et kunagi ürgaja kunstis oli teada, et nad tegid värvi nagu loomaverest näiteks. Et see on hea kange pigment on seal sees ja et sellega saab head pruuni. Ja siis meie ajal või minu ajal oli nagu see küsimus, et kui sa verega, kui sa verd üritad kuidagimoodi nagu pildi peale panna, et kuidas see punane kaob ära, et veri kuivab ja siis ta nagu läheb pruuniks ära või kui sa segad seda kuhugi sisse, et siis mis ta teeb selle värviga, et igal värvil on, eks ju, oma keemiline ja füüsikaline ja materiaalne nagu selline keha, aga et kas see vere panemine sinna, näiteks loomavere või inimese vere või et kas see midagi teeb nende värvidega. Aga ma ei olnud mingi hull tüüp, kes käiks inimestel verd laskmas, enda oma. Üks kord oli, et mu elukaaslane läks varvast katki ja siis ma ruttu ütlesin, mine üle lõuendi, et siis jääb see vereplekk sinna peale. Aga see oli selline noore inimese otsingute värk on ju. Proovid midagi läbi, et see ei olnud mingi selline maailma muutev loominguline otsus ega midagi, aga see oli midagi, mis lihtsalt tuli läbi teha. Aga kus tuli see mõte üldse seda süstlaid panna? See sellest samast tuligi, et selline piltide külge erinevate asjade kinnitamine, et see on ka üks asi, mida maalikunstis tihti tehakse, nagu see kollaaž on ju, et sa lõikad paberist välja, paned selle pildi osaks, aga siis on sellised ka, kes panevad niisuguseid ruumilisi objekte sinna külge. Seda nimetatakse assemblaaž. Kui sa juba vere teemaga tegeled, et siis üsna kiiresti tuli see, et järelikult saab mingid süstlanõelad ja asjad nagu toovad selle teema kuidagi, toovad selle teema just kui materiaalseks. Pealegi ma teadsin, et osa inimesi saavad närvišokki juba sellest, kui nad seda nõela näevad. See oli ka tore, et siis sai nagu mängida seda mängu, et kes üldse vaatab seda pilti ja nii edasi. See oli palju igasugu asju, mida nagu arvesse võtta ja mitte võtta. Aga sa panid nagu neid süstleid nagu, et see, mis praegu seal nagu seal raamatukogu seal kõrval on, et seal nagu ringis pandud, aga siin on nagu siriga joonega pannud need süstleid. Nendes töödes oli, neid töid oli veel palju. See oli kõiksugu erinevaid variante. Et seda mul on isegi raske nii täpselt enam selgitada, sest see seeria on nagu tükkideks läinud, on ju. Need tööd on erinevates kohtades ja seda üldpilti nagu enam praegu ei ole võimalik taastada muud moodi, kui ainult selle näituse ja fotosid nagu vaadates. Ja see oli veel see aeg ka, kui digipilti veel ei tehtud, on ju. Nad olid nagu paberi peal välja lastud pildid, on ju. Et see ei anna nagu enam seda õiget. Ja see oli nii ammu ka, et
tead, ma ei oska sulle enam vastata, et miks ma nad ringi panin. Ma tundsin, et ühe peal peab ringi panema, eks ju. Need mõtted olid läbi mõeldud ja siis, kui sa hakkad seda seeriat tegema, siis sa vaatad, et kuidas need tööd ja need tööd ja need tööd, kuidas nad nagu kokku sobivad ja kas sul on väikest ja suurt ja mis pidi nad kõik on ja niimoodi. Kui nad on ringis, siis jätab nagu ühe sellise võimaluse tõlgendada ja kui nad on piklikult, siis on jälle teistmoodi, aga sellel ei ole nagu sellist kindlat vastust, et vot ma panin pikkupidi sellepärast, et see tähendab seda, et seda mul ei olnud siin. Kas kasutasin nagu terves oma seerias nagu musta, punast ja sinist? Jah, seal olid, mõned olid ka niisugused heledamad tööd ja mõned veel hästi-hästi tumedad, aga põhimõtteliselt ta nägi jah, visuaalselt nagu nad sobisid kõik omavahel kokku. Nagu. Mõni oli ainult punane ja mõni oli ainult sinine ja mõni oli korraga ja mustaga ja noh, mis iganes kokku segatud variandid ka, aga põhimõtteliselt jah, ta oli selliste toonidega. Kas sa kasutasid nagu teatud värve või sellise värve, mis sul nagu pähe tulid seal töö juures? No värv pidi ikka olema nagu, no ma ei ole selline pastellsete toonide segaja, mul peab olema must, punane, sinine, et ikka sellised võimsad toonid on kuidagi. Ma olen muidu ka selline jõuline tüüp, on ju, mul kõva hääl ja vein kätega palju. Et, ja nagu sa ilmselt tead, on ju, siis punane ja sinine on juba 2 põhivärvi, eks ju. Kollast siin ei ole praegu kasutatud, on natuke toetuseks on midagi muud ka. Siin pruuni ja musta. Inimehituse selgitustes on ju ka, et veresoonte pildid on sul, siis on seal, eks ju, punased ja sinised, nagu venoosne veri ja arteriaalne veri. Et see tuli otse nagu nendest meditsiiniraamatutest ka, kus üldiselt nende tabelite peal on vereringe nagu punase ja sinisega tehtud. Aga see töö, mis see õpetajate toas on, et kas sa kasutasid hästi palju nagu mingeid erinevaid materjale või? No seal oli samad onklid olid sellest veega ravimise raamatust, aga seal olid ka loomahambad ja siis oli seal karvu ka kõvasti pandud. Nagu kuidagi sellele ürgaegsele rituaalsele maalile vihjata. Need kõige vanemad koopamaalid on ju, et seal on kõik need jahil käimise stseenid ja asjad, et see kõik tuli nagu sealt ja see looma vere kasutamine nende värvide tegemisel, mida nemad seal koobastes maalides kasutasid, et see oli nagu üle kantud sinna minu töödesse. Aga miks sa nagu panid selle õuendi nagu silmakujulse? Hea küsimus, jah. See on selline huvitav teema. Tegelikult see töö oli alguses üks kooliprojekt. Alguses see töö oli selline. See oli selline kaasaegse kunsti mingi kursuse üks ülesanne. Ja see tähendaski, et sa pidid tegema sellise skulpturaalse objekti ja erikujulise maaliteose. No mis ei oleks neljakandiline, mingi muu kujund. Ütleme, 2 ringi lähevad üksteisega vaheliti, on ju, siis sinna vahele jääb selline sektor või siuke 2 nagu ringi kokkupuutepunkti selline. Mul oli selline romantiline arvamus mingil hetkel seal maali erialal. No, et loodus peab ka natuke hoidma. Et umbes, et see maalimine on üks jube õudne asi selle poolest, et eriti kui sa teed selliseid jurakaid, on ju, sa pead neid kogu aeg kuskil hoidma ja nad on nii rasked ja siis nad kõik kohad saavad neid täis ja sa maalid, ega sa ei maali nagu ühte, sa maalid ikka 20 tükki korraga. Ja siis ma mõtlesin, et jube romantiline oleks niimoodi elada, kui sul oleks igat nagu erinevat formaati, mingi üks alus ja siis teed pildi valmis, on ju. Väga tore, eks ju, pildistad ülesse, näitad inimestele võib-olla ka ja siis pärast teed uue pildi sinna peale. Et mul oli see igasugune maha müümise ja kogu see värk oli mul täiesti vastukarva. Ma ei tahtnud midagi kuulda, et keegi hakkab mingeid üksikuid maale kuhugi vedama endale diivanite kohale. Nii et selles mõttes ma mõtlesin, et see oleks hea jätkusuutlik projekt, on ju, et sul on üks piklik, üks ruudukuline, üks ümmargune ja siis veel midagi võib olla, on ju, natuke väiksem, natuke suurem, ütleme mingi 10 erinevat alust ja siis sa lihtsalt nagu teed. Aga see muidugi see ei teostud niimoodi, see on lihtsalt mingi idee, vaata. Et ega see niimoodi ei saa mingi maalikunstnik olla. Aga ma olin hästi tahtnud sinna maali erialale astuda ja ma olin siin koolis nagu kõvasti selleks vaeva näinud
ja ma olin nagu, no ma olin lapsest saati nagu tahtnud kogu aeg õudselt. Siis, kui ma lõpuks sinna maali erialale sisse sain, ma kohe ei saanud ka. Tollel ajal nagu ei olnud see nii lihtne ka, ma olin nagu 2 korda välja jäänud ja siis 3. kord sain. Ja ma maalisin ennast nagu nii tühjaks selle 5 aastaga, mis meil, no 4, meil oli 4 aastat, et ma nagu ei jaksanud enam maalida. Mul ei sobinud see, et ma lähen iga hommiku ateljeesse hakkan maalima kuni õhtuni. Seda oli liiga palju minu jaoks, et ma nagu enam ei tahtnud nii palju maalida. Aga ma tahtsin rohkem mõelda, ma tahtsin rohkem teistega koos teha, ma tahtsin rohkem sellist kaasaegse kunsti värki hakata proovima. Ja siis tasapisi nagu liikusin sinna punkti, et ma õpetan maali ja ma teen maali, kui mingisuguse näituse projekti jaoks on nagu otsustatud maali teha, aga ma ei maali niimoodi hommikust õhtuni lihtsalt iga päev. Aga noh, üldiselt see on ka nagu teada, et kui sa tahad ikka maalikunstiga tegeleda, siis põhimõtteliselt pead küll kogu aeg maalima, et me teeme omavahel nalja, et mitu kilomeetrit sa juba oled maalinud oma elu jooksul. Et selles mõttes nagu, kui sa iga päev ei maali, noh, siis see tehniline pool nagu kuidagi läheb sul vähemaks. Ma teen vahet, et mis on kunstnik, mis on maalikunstnik ja mis on maalimine ja joonistamine. Need on 3 erinevat asja ja seal on veel palju erinevaid asju veel. Nagu mis värvi sa nagu praegult värvid? Ma ei värvi muidu midagi, kui ma remonti teen, aga kui sa tahad seda küsida, et mis ma praegu teen, siis see on jälle keeruline küsimus, sellepärast, et see kõik võttis nii pikalt aega ja tasapisi, see minu loomingu tee on olnud väga päris pikka. Ja mul läks oma jagu aega, et aru saada, millise kunstiga ma kõige rohkem tahan tegeleda ja kuidas. Aga vahepeal juhtus minuga veel üks asi ja see asi oli see, et ma hakkasin õpetama ja mul tekkis see võimalus, et ma nagu et minust sai kunstiõpetaja kõikides nendes erinevates variantides, mis olemas on. Ja siis juhtus nii, et kõigepealt see maalimine muutus kaasaegse kunsti tegemiseks koos teistega. Mul on siiamaani selline kunstirühmitus, kus me teeme ühiselt ja teeme näitusi ja oleme teinud palju igasuguseid erinevaid projekte. Aga praeguseks ma olen jõudnud siuksesse kohta, et kuna ma olen olnud juba üle 20 aasta kunstiõps ka, siis ma olen aru saanud, et see kunstipraktika, mida mina praegu tegelikult teen, on see, et vaata, kui ma enne sulle ütlesin, et on nagu 2 ringi ja siis minu kunst on see praegu, et mul on õpetamise selline ring ja kunsti tegemise ring ja siis nad on niimoodi kohakuti läinud. Ja see, mida ma iga päev teen, on see, mis selle 2 ringi kokkupuute punktis nagu tekib. Ja see on selles mõttes tore, et kui ma ei oleks kunstnik ja kui ma ei esineks näitustel ja galeriides, siis ma leian, et mul ei oleks midagi õpetada. Ja kui ma ei õpetaks, siis ma jälle ei oskaks galeriis midagi teha. Ehk siis see minu kunstipraktika on selline kaasaegse kunsti variant, mis nagu eeldab, et sa suhtled teiste inimestega. See on selline kunst, et selle kunsti tegemine nagu on niimoodi sätitud, et publik või siis ütleme teised inimesed on selle osa just, kui seda nimetatakse interdistsiplinaarne või interaktiivne kunst. Ja päris palju mu asju on sellised, et näiteks paned mingi näitus ülesse, siis publik tuleb, teevad ise selle valmis. Või kuidagi nii on ju. Et mina nagu, või meie siis sätime nagu galeriis mingi olukorra ja siis publik või need, kellega on kokku lepitud või kuidagi, nemad tulevad ja siis aitavad selle kunstnikul ära teha või kuidagi, et see võtab sellise järgmise vormi. Aga huvitav, et nüüd viimasel aastal näiteks olen jälle rohkem maalinud, et seda tuleb ka tihti ette, et mõned, kes pole aastakümneid pintslit kätte võtnud, et siis hakkavad ikka jälle tegema. Et eelmine aasta mul oli üks päris
tore mahukas maalinäitus ja nüüd see aasta on jälle tulemas, kus ma nagu maalin ka, aga see maalimine on võtnud võib-olla rohkem sellist ruumilist vormi või nii, et need on sellised maalitud installatsioonid või mingid sellised ideega, mingid olukorrad, kus maal on ka asjasse segatud. Kunstnikud on ju tavaliselt nende elu on ikka päris pikk on ja nad jõuavad selle jooksul igast imelikke asju teha. Et see ei ole, et nüüd lõpetasin kooli ära ja siis hakkasin pihta ja surmani laksisin nagu ühte sama asja teha, et nii tavaliselt ei ole, et see ikka nagu muutub ka elu jooksul. Aga jah, selles mõttes, eks ju, et ma olen ise siin koolis käinud, ma olen siin koolis 17 aastat kunstiõps olnud ja see kool on nagu mulle alati hästi oluline olnud. Aga nüüd ma nagu panen kõik selle, mis ma ise õppisin, mis ma siin õpilastega tööd tehes nagu sain endale selle õpetajana. Nüüd mul on nagu aeg see kõik kokku panna ühte suurde purki ja siis selle purgiga nagu erinevaid näitusi kuidagi iga kord eri moodi teha. No, aga mida sa nagu praegult arvan enda töödest? Nojah, see on küll hea küsimus. Et sa oled nad ise ju teinud, on ju, ja muidu ikka vaatad nagu sooja südamega, aga ma ei oska isegi seletada. Minul oli kuidagi algusest peale selline tunne, et kui ma selle valmis sain, et siis see oli minu jaoks kuidagi nagu valmis. Töö materiaalselt nagu ma ei tea, see on kuidagi see lihtsalt jälg sellest, mis minuga toimus, on ju, kui ma seda tegin. Ja ma julgen öelda, et võib-olla see pilk ise siin, et see ei ole võib-olla nii oluline isegi eraldi võttes. Aga täitsa kobedat tööd, absoluutselt. Tore seeria, mulle meeldib, ma selline nime leidsin selle näitusele. Mida sa nagu, kui sa praegu nagu koolilaps, mida sa arvaksid nendest töödest? Ma ei tea. Oleneb, mis koolilaps ma oleksin näiteks. Nagu mõtlen nagu selle kooli. Kui ma oleks selle kooli laps, siis ma loodan, et mul tekiks see küsimus, et mis värk on? Miks ta nii tegi? Mis värk sellega on? Mis see on? Et ma nagu ei käiks ringi ja ei kisaks, et kui kole see on või kui ilus see on, vaid ma nagu küsiks, et mis siin on sellega? Mis selle pealkirja on? Kas seal oli veel mõni? Või midagi on ju, mis nagu küsiks seda küsimust, et miks nad sellised on? Mitte lihtsalt, et vaatad seda nagu mingit tapeeti, mis diivaniga kokku läheb. Aga ma ei tea, ma ei saa enam tagasi sinna, kus ma nagu, kus ma olin 3. klassis. Seda ei ole enam võimalik teha. Kuigi, huumor on muidugi selles, et ma õpetan hommikust õhtuni on ju Kumu kunstimuuseumis praegu. Suuri inimesi, keskmisi, väiksemaid ka. Ja mida ma kasutan nagu õppematerjaliks? Ma kasutan enda esimese klassi tööde fotosid, kus õpetaja Isok tolleaegne kunstiõps, kes mul oli, kus tema õpetas meile, kuidas kaugemal läheb heledamaks, mismoodi nägu käib kokku, kuidas on ehitatud, kuidas silmad on koopas ja nii edasi. Ja näitan nendele suurtele täiskasvanutele inimestele, kes ei oska silmi teha ja kes ei oska maastikku teha, et näed, vaata, niimoodi käib. Kõik need põhi nagu tarkused on ikka kogu aeg samad, on ju. Kui sa tahad, eks ju, maastikku kujutada või nägu kujutada, siis need põhialused on ikka kogu aeg ühed ja samad. Sa võid seda ükskõik kui imelikult seda nägu teha, on ju, et huvitavam oleks. Et sellepärast peab koolis nagu kõigepealt mingid põhialused ära õppima ja siis saad need teistmoodi teha, kui sa tahad. See on ilmselgelt kindel. Teil on ju kõik võimalused nagu olemas, eks ju. Tasuta saate kõike seda haridust nagu ja õpsid on teil head ja lauad on teil ka täitsa kunstilaua moodi peaaegu ja nii edasi. Aga kui te kooli ajal neid asju ära ei õpi, siis peate suurest peast hakkama raha eest uuesti õppima. See on häda ja viletsus. Tead, kui raske on suurel inimesele midagi õpetada. See, mis sina õpid nagu 1 tunniga, need õpivad nagu nädalate viisi, kuude viisi ikka selgeks ei saa. Et selles mõttes nagu mina ütlen, et nii kaua, kui te veel õppida suudate, laske käia, ahmige nii palju kui võimalik, siis on pärast rohkem, millega mängida. Aitäh! Palun, Ats, anna andeks, see läks küll nagu kosega.